Tallinna tornmajad on vast kõigile vaatajatele pisutki tuttavad. Neid nõukogude perioodil tüüpprojekti järgi ehitatud peamiselt 16 ja 17 korruselisi hooneid võib leida nii Õismäelt kui ka Lasnamäelt. Siiski on tegemist vaid Eestile omase majaga. Et see on nagu Eestis tehtud ja kui paljud projektid tulid, ütleme näiteks Moskvast või Leningradist, mida siis need tüüpprojekted, mida kasutati ja modifitseeriti, et siis on see nii-öelda meie enda oma Eestis loodud ja vastavalt siis Tallinna maja ehituskombinaadi võimekusele ära toodetud siin paneelidest. Kodu, mida teile täna tutvustame, asub aga sedavõrd erilises kohas, et vajab lausa pikemat selgitamist. Jõudes liftiga maja 16. korrusele, tuleb teil liikuda läbi tõeliselt ajastutruu koridori ja avada ligi 40 aastat vanad klaasuksed. See tee viib tornmaja tagavara trepikoja juurde. 16. korruselt edasi liikumiseks tuleb avada trellitatud uks ning satute koridori, mis tavapäraste hoonete puhul katusele viib. Katuseukse kõrval asub aga veel üks uks. Sellest sisenedes on vaatepilt juba oluliselt helgem. Remonditud eeskoda, kus asub taas 2 ust. Üks neist viib liftimootorite ruumi, teine aga imeilusasse katusekorterisse. Kui palju nõukogude ajal selliseid salajasi, nii nimetatud penthouse ehitati? Ega seda täpselt ei ole võimalik öelda, et pigem on selliseid erandeid või juhuslikke nähtusi ikka leidub, aga ütleme, et kui me nendest samadest 16-kortsetest majadest räägime, et siis see variant, mida Lasnamäel juba kasutati, et seal olidki läbi 2 korruse ateljeekorterid, et siin Õismäel, kus me praegu oleme, et siin on ta ka olnud ateljee, praegu on ta korter, et selles mõttes erandlik. Seega, nagu te aru saite, pakub see 55,5 ruutmeetrine korter täielikku privaatsust ning ka turvalisust. Kui ka maja välisuks sisse lugeda, asub teie koduke 4 rauast ukse taga ja naabritega kohtumine pole samuti võimalik. Seina taga on hoopis muu. No nagu tavaliselt, kui tehnoruumid ikkagi on ju siin kõrval, et liftishahtid ja igasugused ventilatsioonikaambrid, et selles mõttes jah, ta on ikka üksildane elu. Kaunis ja äsja remondi läbinud korteris on kokku 3 tuba. Lisaks muidugi ka WC. Ja lõpututena näivad vaated tervele Tallinna linnale. Akna taha jääb aga vaid maja katus, kuhu keegi võõras ei pääse. Peaasi, et kõrgust ei karda. Loomulikult saab ka nautida arhitektuuripärli Õismäe olemust. Ja loomulikult see Õismäe kui keskkond juba siis, kui ta 84 umbes valmis sai ja näiteks sai 86. aastal suure Nõukogude Liidu linnaplaneerimise preemia, et ta on erinev kui Mustamäe või Lasnamäe. Ja ta on hästi fotogeeniline just, et tegelikult see tajud ju seda keskkonda aerofotona kõige paremini, näiteks seda ringstruktuuri, mis on umbes Tehisjärve ja kus on need avalikud alad, kust on autod välja puksitud, seal on koolid, lasteaiad. Seega, kui te soovite tõeliselt erilist ja unikaalset kodu, mida teistel ei ole, siis võite just selle Karlssoni majakese ära osta. Korter on City24 portaalis müügil 109 900 euroga.